Tere! Mina olen õpetaja Diana ja täna räägin teile sellest, kuidas internetist oste teha ja tunni lõpus tuleb veidi juttu ka krüptorahast. Kui nüüd täpsemalt rääkida tunni teemadest, siis esiteks väga oluline info, kuidas pangakaart töötab. Kindlasti tuleb juttu ka erinevatest pettuskeemidest ehk skämmidest, sest kus internetis on raha, on alati ka pettuseid. Siis ma annan mõned nipid ja trikid, et kuidas ikkagi internetis saab ka turvaliselt oste teha. Ja nagu lubatud lõpetuseks siis krüptoraha teemadel veidikene. Aga teeme ühe väikese mõttepausi, võtke 5-10 sekundit ja mõelge, et miks inimesed internetist asju ostavad. Lihtsalt oma peas mõelge, et miks kas või teie olete ostnud või teie vanemad on ostnud või tuttav. Nii, ma loodan, et igal ühel vähemalt üks mõte tuli, et miks inimesed internetist asju ostavad, aga põhimõtteliselt seal on 4 väga mõjuvat põhjust. Esiteks on internetis valik suurem, kuna seal on kõik maailma poed koos, siis võib-olla, kui ma tahan ikkagi punast valgete täppidega just nii suurt rattakella, siis Eesti poodidest otsides võib see olla väga keeruline, aga kui ma saan valida kõigist rattapoodidest üle maailma, siis mul on palju suurem tõenäosus see kell leida. Siis on ka kindlasti odavamad hinnad, kuna tavapood peab rentima ruumid, palkama müüjad ja palju muid kulusi, mida internetipoes ei ole, kes võib kõik asjad hoida suures laohoones kastides, võimalikult odava rendiga piirkonnas. Siis internetipoodides on tihti paremad hinnad kui tavapoodides. Siis on ka mugavus. Et kui ma endast räägin, siis minul on üks kurb asi, mul on üsna suur jalg, mul on jalanumber 42. Aga mulle väga meeldivad ilusad saapad ja siis ma lähen tavapoodi ja minu unistuste saabas ja siis ma lähen müüja juurde küsin, et palun, kas ma saaks proovida 42 ja ütleb ei, seda on ainult 40 kõige suurem ja nii juhtub minuga tihti. Internetipoodi minnes võtan mingi kinga kaubamaja, panen näite ainult kingi ja saapaid, mis on number 42 jalale olemas ja ma saangi otsida ainult nende seas. See on palju mugavam minu jaoks, palju lihtsam ja stressi ka vähem. Ja mõnikord on see ka ainuke võimalus, näiteks paljud arvutimängud, filmid, asjad tänapäeval enam ei müütagi kassettidel või diskidel või kus iganes, vaid neid saab internetist alla laadida ja neid saab internetist tellida, et sul ei olegi võimalik poodi minna seda kaupa ostma, kuna see kaup on olemas ainult virtuaalselt. Et põhjuseid on palju, me kõik ostleme, aga kuidas ostmine siis käib? Kõige olulisem asi tundub, et on pangakaart. Et see väikene kaartike seal peal on meie nimi, kaardi number, taga on see müstiline kood, kaarti kehtivusaeg. Aga tegelikult see pangakaart on ju seotud meil pangakontoga. Et kui meil ei ole pangakontot, kus meil raha on või krediit on, siis sellest kaardist oleks 0 kasu. Aga ütleme, et meil on pangakonto, seal on, ma ei tea, kogunud taskuraha või palk või kuidas iganes peale. Ja nüüd meil on kaart ja me läheme shoppama. Läheme käime virtuaalses poes, paneme käru igasugust head kaupa täis ja siis me läheme nii-öelda kassasse ehk checkout lehele. Ja seal checkout lehel või kassas me peame panema oma kaardi numbri. Et kaardi numbri, nime, kehtivusaja, kõik selle ja mis siis juhtub? Seda meie ei näe, aga siis saadab veebileht küsimused panka. Kas selline kaardinumber eksisteerib, kas see kuulub sellele inimesele, kas see kontrollnumber on õige ja kõige olulisem küsimus, kas seal on raha. Ja kui ühele neist, ja see info tuleb tagasi pangast kõigi nende ja paljude muude küsimuste kohta ja kui ühele neist küsimustel on vastus eitav, et ei, see kaardinumber ei ole kehtiv või ei, sellel kontol ei ole piisavalt raha, siis me saame kahjuks ei. Saame veebileheküljel vastuseks, no ei mingit ostlemist. Aga kui kõikidele küsimustele tuleb vastus jaatav, jah, raha on, kaart on, kõik on õige, siis öeldaksegi meile, et näed, pakk tuleb varsti või lae oma kaupa alla. Et nii lihtne tegelikult see ostmine on, aga see ongi see põhjus, et kuna ta on lihtne ja sellega on seotud raha, siis kohe on tulnud ka pätid ja igasugused kurjategijad ka platsi, et kasutada seda kurjasti ära. Ja üks väga-väga levinud probleem interneti shoppamisega on see, et kaup ei ole sama, mida sa ootasid. Ma siia panin pildile ühe Eestis tehakse sellist asja nagu lillemantel, see on väga ilus käsi. Ma käin vahepeal neid pilte laikimas sotsiaalmeedias, aga teate, see mantel võib maksta 500 000 või üle selle on ju. Aga nüüd võtavad pätid need imeilusad pildid, panevad enda mingi seepoodi üles ja ütlevad,
aga meil on täna allahindlus, saad selle imeilusa mantli ainult 39-ga. Nüüd, kui inimene läheb ja usubki, et seda mantlit on võimalik nii soodsalt saada, siis teisel pildil ongi see, mis saadeti. See on Lillemantli enda Facebooki lehelt võetud lugu tegelikult. Ehk siis see ei näe üldse enam sama välja, see on lihtsalt puuvillane riie, millele on üritatud umbes samasugune muster peale. Aga et väga tihti on internetis ongi, et võetakse pildid mingilt lehelt, kus on päris asi ja siis müüakse selle pähe sulle mingi jama. Teine asi on see, et kaupa üldse ei saadeta. Kaupa ei saadeta, tellid asja ära, maksad ära ja siis ootad nagu see kutsa, ootad ja vaatad ja... Et lihtsalt pakki ei saadeta ja seda tehakse ka kahjuks palju. Aga seal on üks veel pettuskeem sellega seoses, mis on veel ohtlikum. Näiteks näed internetis, et müüakse mingit nänni, mida sa hirmsasti tahad, näiteks need, mis iganes need Apple'i kõrvaklapid, ainult 9 euroga, mis neil tavahind on mingi 130 või need uuemad isegi 200, ainult 9 euroga. Ja ütleme, et oled neid tükk aega tahtnud ja mõtled, et 9 eurot, okei. Kui need on fake, aga näevad samasugused välja, pole väga vahet. Ja kui nad mulle pakke ei saada, aga 9 eurot, et ma riskin. On ju, et kui ei tule pakki, ei tule, aga äkki ma saan endale need vinged kõrval. Seal tavaliselt on kellaaeg ka juures, et kui kohe ostu ei tee nii, et sul mõtlemine läheb pingesse niikuinii. Aga selle pettuse eesmärk ei ole sult röövida 9 eurot. Selle pettuse eesmärk on pihta panna sinu krediitkaardi andmed. Ja siis vaadata, kui palju sul kaardi peal raha on. Ja siis minna ja kulutada see raha kuskil mujal pättide poolt ära, et nemad tellivad endale igasugust kaupa, mis neil vaja on. Ehk siis tuleb väga ettevaatlik olla, kui kuskil pakutakse liiga ilusa hinnaga miskit, sest tavaliselt kui mingi asi internetis on liiga ilus, et olla tõsi, siis tavaliselt see ongi pettuskeem või skämm. Kahjuks nii on. Ja muidugi ka Robloxi teemad, et näiteks Robloxis tihti ongi see, et lähed kugi YouTube'i videosse ja seda öeldakse, oi, sealt saidilt saab tasuta Robuxeid. Nii palju kui tahad, kottide viisi. Lähed siis sinna, vaatad, vali nii palju kui tahad, valid endale kohe korraliku summa, siis hakkab seal genereerima mingi mõttetu kood suvalise konto peal, mida tegelikult ei eksisteeri, ma testisin sellega ära. Ja siis ta ütleb, aga autendi ennast, et me saaksime sul üle kanda. No sa oled juba isegi elevil mõtle, mis ma kõik selle raha eest osta seal mängus saaksin. Ja siis pane telefoninumber. No igal pool tahetakse telefoninumbrit tänapäeval, 2-astmeline autentimine kah jube oluline asi on ju. No paned telefoninumbri ära. Aga inimesed ei kipu lugema väikest kirja. Aga väike kiri on oluline, sest kui sa paned sinna oma telefoninumbri, siis sa tellid tegelikult iganädalase teenuse, mis maksab 3.20 ja see lisatakse su telefoni arvele, kuna ka telefoniga saab internetis maksta. Ja kui sa seda mitu korda teed, siis tuleb nii mitu sõnumit ja saad maksta kas, ma ei tea, 9.60 või 32, sõltub mitu korda sa seda üritad läbi teha. Ja siis palutakse panna ka PIN muidugi. Ja PIN just näitab ära, et sa oled õige telefoninumbri pannud ja sa oled selle telefoninumbri omanik. Ärge kunagi pange seda SMS-iga saadetud PIN-koodi saitidel, mille omanikku te üldse ei tea. Robuxeid ei saa, ma võin öelda. See on lihtsalt pettus, et teid panna liituma mingi internetis telefoni sõnumi skämmi. Aga kuidas siis turvaliselt shopata, et kas polegi mingit võimalust, et ei saagi midagi osta? Pole probleemi, saab küll. Esimene, kõige olulisem asi ja ma kasutan seda ise juba aastaid, mu lapsed on seda kasutanud alates 1. klassist, on 2 kontosüsteem. Meil kõigil on 2 kontot pangas. Et kui on pank, siis iga konto on eraldi pangas ja kaart on seotud alati 1 kontoga. Ja seega on pangas 2 kontot, on kogumiskonto, nii-öelda hoiupõrsa konto. Sinna tuleb raha sisse tavaliselt, näiteks nii-öelda palgad, kõik tasud, töötasud tulevad sinna kogumiskontole. Ja siis mul on teine konto, mis on kulutamiskonto. See on see, kust raha minema lendab, niimoodi. Ja nüüd on see, et sa pead oma kogumiskontot ehk kus sul on palju raha või kus sul enamik rahast on, hoidma väga turvaliselt. Sinna külge ei tohi panna ühtegi pangakaarti. Sellele saad ligi ainult siis, kui lähed läbi internetipanga ja näiteks oma laste puhul nemad veel ei saagi ligi, kuna ma kannan alati kui vaja, neil on teisele kontole. Aga lihtsalt, et oleks turvaline, et sinna kontole mingi pätt ligi ei saa. Ja siis selle kulutamiskontoga on seotud kaart, millega ma internetist ostan. Ja see tähendab, et isegi kui mingi pätt saab selle kaardi andmed kätte,
siis ta saab mulle nii palju kahju teha, kui mul on kulutamiskontol. See tähendab, et jah, muidugi on kurb, kui mu kulutamiskontol kogu vaba raha nulli läheb, aga ta ei saa mu põhikonto ehk kogumiskonto juurde kätte. Ja see süsteem peaks olema igal täiskasvanul ja igal noorel. Ja kui te seda veel ei kasuta, siis näidake seda videota õhtul vanematele ja öelge, et tehke ka 2 konto süsteem, sest see on üks asi, mis muudab kindlasti internetis shoppamise turvalisemaks. Teine väga oluline asi on see, et shoppake ainult tuntud ja turvalistest kohtadest. Sest need veebilehed, mis on kas rahvusvaheliselt tuntud ja näiteks börsifirmad või siis ka Eesti tuntud e-poed, on need, et kui sul on mingi jama kaup ei vasta nõuetele, näiteks Eestis on isegi nii, et kui internetis tellid, ütleme püksid või näiteks selle jaki ma tellisin internetist, ma ei teadnud, kas suurus on õige, aga kui suurus oleks vale olnud, on mul õigus 14 päeva see tagastada ja kogu raha tagasi saada. Kui sa tellid mingit tundmatust kaubamajast väljaspool Euroopa Liitu, siis sellised õigused sulle ei rakendu. Samuti kui kaup ei tuleks kohal, oleks mul kellegile kaevata ja tavaliselt Eesti poed on väga viisakad ja ka rahvusvahelised poed saadavad sulle kas või uue paki, kui ei ole piisavalt oodatest kohale tulnud. Et millised on näiteks eBay.com üldiselt on, kuigi seal on ka pettuskeeme, aga kaardiandmeid nad ei varasta ja kui sul on mingi pettus, siis sa saad vähemalt eBay'le kaevata ja üldiselt nad lahendavad olukorra ära. Steam'i kontod, et ma tean, paljud teist armastavad mänge tellida Steam'ist. Steam'ist üldiselt, kui sa ametlikult lehelt tellid, siis see on okei, et seal on ka kaardiandmed turvaliselt, et see, et kas mängud asja väärt on, see on AliExpress, et on küll Hiina firma, aga ta on rahvusvaheline ja nad ikkagi üsna täpselt kontrollivad, et ma ei ole kuulnud, et sealt oleks suuri jamasi olnud. Roblox, kui te tahate osta Robloxeid, ostke parem ikkagi raha eest ja õigelt saidilt, ärge üritage neid kusagil tasuta saada, mis läheb teile palju kallimaks. Amazon on kindlasti sait, üks esimene veebikaubamaja, Shein, jah, ma tean, noortele meeldivad Sheini riided ja Shein üldiselt ma ei ole kuulnud, et neil oleks probleeme. Osta sait samuti seal deposiidiga kõike, sealt saad oksjonile panna oma vanad asjad, osta uusi kasutatud asju, väga hea sait, ma ise kasutan ka palju. Ja kõik muud sellised tuntud e-poed. Ja üks võimalus, kuidas seda teada, et mis on, mis ei ole, on korralik uurimustöö tegemine. Et pane veebilehe nimi ja siis pääs skämmi järgi ja guugelda. Guugeldada tasub internetis iga asja peale, mis natukenegi kahtlane tundub. Veel on üks võimalus maksapaki kätte saamisel. Näiteks Smartposti tellides on võimalik, et sa maksad siis, kui pakk on juba Smartposti automaadis. Ja kui kahtled ära osta, meil kõigil on tegelikult see ohutulekene peas olemas ja me saame aru, kui asi hakkab jamaks minema. Kui sul tekib kõhklus, siis võta aeg maha, lase kellelgi üle vaadata, guugelda ja kui ikkagi kõhklus jääb, ära osta. On mujal ka seda asja kindlasti. Nii, ja tunni lõpuks räägime siis ka korraks krüptorahast, et mis asi on krüptoraha ehk see Bitcoin. Et jah, osad on kaevandavad seda, osad seda investeerivad, saavad rikkaks, aga kus ja mis ta on? Tegelikult kõige paremini saab võrrelda krüptoraha kullaga. Et kui 100-150 aastat tagasi näiteks oli Ameerikas igasugused kullapalavikud, siis unikud inimesed läksid kuhugi sinna Alaskale ja oli vist ka Californias ja läksid sinna jõgede juurde, kus kulda leiti, võtsid sõelaga ja kurnasid ja otsisid kullatükke. Samamoodi Bitcoini otsitakse läbi arvuti. Et põhimõtteliselt kaevandatakse arvuti abil samamoodi, söelutakse unik infot läbi, et leida see kullatükikene. Kõige parem võib-olla analoog on pusle kokkupanemine. Et kui sina lähed Bitcoini kaevandama, siis sulle antakse üks suur pusle, mis tuleb kokku panna. Ja arvutid proovivad seda eripidi panna. Ja see, kes esimesena selle kokku paneb, saab Bitcoini ja siis tuleb uus pusle. Aga muidugi see ei ole väike pusle. See on nii suur pusle. Ja kui sina ei ole esimene, siis sa seda Bitcoini ei saa. Jah, alati mõnel veab lotos, aga enamikul ei vea. Et siis Bitcoini kaevandamine tänapäeval on väga keeruline. Täpselt nagu kulda ei kaevandata enam söelaga, et üksik isik, vaid on suured kulla kaevandamismasinad ja tööliinid ja kõik muu, kus töödeldakse läbi tonnides ja tonnides liiva iga päev ja tänu sellele leitakse ka kulda, siis samamoodi Bitcoini kaevandatakse tänapäeval pigem selliste suurte arvutiparkide serveritega, kus on meeletult seda võimsust, et saada. Aga kahjuks on ka Bitcoinil pahupool. Et üks asi on see, et kuna Bitcoin on küllaltki anonüümne, teda saab trackida, aga see on keeruline, siis kõige rohkem on Bitcoinist võitnud kurjategijad. Selleks, et kurjategijad saavad nüüd internetis makseid vastu võtta tavainimestelt Bitcoinides ja see aitab neil oma jälgi petta.
ja sellest on saamas päris suur probleem, selleks et väga paljud internetiskämmid ei töötaks ilma Bitcoinideta. Teine asi, mis Bitcoiniga tuleb arvestada, et miks ta on pangakaardist erinev, on see, et kui sul pangakaart ära kaob või PIN-kood ära ununeb, võtab pangakaarti või lähed ise panka, ütled ära kadus, PIN-kood ununes ja pank aitab sul lahendada, võib-olla küsib selle eest 5 eurot, et uue kaardi anda, aga ta aitab sul probleemi ära lahendada, sa saad oma rahale ikka ligi, mis sest, et sa kaotasid selle kaardi ära. Bitcoiniga seda võimalust ei ole. Bitcoiniga on nii, et kui sina oma parooli ära unustad, siis sina oma Bitcoinile ligi ei saa, kuna keegi ei vastuta sinu Bitcoini eest. Ja see on tekitanud juba tuhandetel inimestel üle maailma probleeme, et neil on kuskil kontol Bitcoin, aga nad parooli ei tea ja seal ei ole ka taastaparooli võimalust, kuna see kõik on nii anonüümne, et nad ei tea ju, kes omanik on. Ja inimesed ei saagi oma rahale ligi. See video tuli päris pikk, aga see oli oluline teema, kuna ostud internetis ja krüptoraha on kindlasti teemad, mis on tänapäeval väga aktuaalsed. Ning nüüd on teil aega veel teha need kõik ülesanded siit alt ära. Et proovige, lahendage, pange oma teadmised proovile, kasutage Google'it, kui vaja on. Ja uute kohtumisteni. Tšau!